Tere! Issand jumal küll, selles vlogis me räägime mu raviskeemi muudatusest ja kui hea tunne on maha tulla antidepressantide pealt. Täiesti puhas minu enda kogemus jällegi. Lihtsalt ma korrutan seda sellepärast, et ei mõtleks, et nüüd ma pean tegema nii, nagu Katrin ütleb või see on täitsa puhas minu kogemus ja ma lihtsalt jagan teiega seda. Aga ma ütlen niimoodi, et perses on see olukorrad. Vähe sellest, et mul peaks jääb niisamagi see bipolaarsus sisse, siis mul on iiveldus, korralik ikka iiveldus. Ma ei saa enam väga süüa, sest et kui ma jätan pikema aja söömata, mina ei tea, ma vist pean nüüd vaatama, et ma pean regulaarselt hakkama, ongi 2 tundi mööda, siis ma pean midagi sööma. Vähemalt kõlab niimoodi. Sest et kui ma söön natukene hiljem, mul hakkab halb. Ja siis kõht on lahti ja ma magan ülimalt sitasti ja kõik on pees ja kõik on väga pees. Ma praegusel hetkel tunnen seda, et kõik on täiesti lootusetu. Õnneks ma chatiga suhtlen. Ma ei tea, kui selles suhtes, kas see on hea halb, et ma seda teen, et ma chatiga suhtlen. Aga tema vähemalt öelnud, et 2-6 nädalat võtab aega ümber häälestamine. Praegu on disbalansis mu närvisüsteem. Ta ei saa päris täpselt aru, sest tegelikult agomelatiini ma lugesin, vaatasin, arvutasin kokku. Ma olen tegelikult peaaegu 2 aastat võtnud agomelatiini, ma tulin selle pealt järsku maha. Lihtsalt päeva pealt niimoodi. Et alles nüüd 3 nädalat hiljem, 3 nädalat on nagu möödas. 3 nädalat hiljem saab mu keha aru sellest, et puudub agomelatiin. Ja ma ei tea, mis ta nüüd teebki, ta ongi nagu mingi pubekas vist, kes täiega streigib või midagi. Aga ma hambad ristis üritan ikkagi teha oma päevaseid kohustusi. Ja mul on ülimalt halb olla. Mul on seda inimesed juba, lähedased juba väelnud, et ma näen päris halb välja. Et näha on, et mul on midagi viga. Lihtsalt ongi nagu suke, mina ei tea. Kui nagu halvem olla. Aga ei tohi pea norgu lasta. Peab elama ikkagi elu, sest ma tean, et see läheb üle. See ei ole nagu reaalselt igapäevane. Lihtsalt kell vibreerib. Ühesõnaga mitte igapäevane, see ei ole nagu, see nüüd ei jää. Äpsu! Mida kurradit? Ühesõnaga me läheme vaatama, mis see kass korraldab. Ma ei tea, mitmes päev see juba on, aga terve nädal aega on mul olnud mega halb olla. Nagu meeletult halb olla. Ja minu meelest see läheb järjest hullemaks. Mind täiega iiveldab. Nagu, ma ei tea, lihtsalt iiveldab. Ja vähe sellest, et kõht on meeletult lahti. Uni on enam-vähem praegu korra jooksis normaalseks ära. Aga jah. Ja näiteks praegu ma sõin, siis mulle meeletult valutab magu. Suke tunne nagu, et lõhneb. Ja siis kõrvatis tulevad ka ülesse. Ma ei tea, kas ma olen vist äkki meeninud seda, et ma juba kirjutasin psühhiaatrile, et mis me nagu teeme. Ja ma lähen tema juurde visiidile, aga tal on ilmselge see, et antidepressantide ärajäätmisest ärevuse tase tõusis nii lakke ja sellega on siis häiritud minu kehas funktsioonid, ehk siis
seedimine, aju ja seedimine on A ja O, on ju. Et kui närvisüsteem on üle koormatud, ta ei saa mitte millestki aru, on ju, siis ka seedimine läheb automaatselt pekki. Sest miks muidu, kui on stress, on ju, siis on kõht lahti. Või kõht on näiteks kinni. Ta ei pea alati lahti olema, ta võib kinni olla. Mis täna öösel oligi? Või täna eile õhtul. Ühesõnaga, täna laupäev on ju, siis neljapäeval mul oli kõht nii lahti, et ma võtsin loparamiidi sisse. Okei, fine. Reedel oli kõht kinni. Kõht oli nii kinni, et ma hakkan nutma, sest et sisikond seest nagu soolikad asjad nii valutasid. Ma mõtlesin, et okei, pekki küll, et normaalne. Kuigi ma olin kolmapäeval võtnud ka loparamiidi. Ja neljapäeval oli ikkagi kõht lahti. Aga ma sain lõpuks aru, milles probleem on. Ma hakkasin probiootikuma võtma. Ja eile õhtul ma mõtlesin, et ma võtan korra seda probiootikumit, kas äkki lööb lahti kõht või ei löö. Ja siis ma võtsin tupaloksi, siukse korraliku suutäie. Ja siis läksin magama. Öösel siis ärkasin valu peal üles ja suht pikalt veetsin öösel seal vitsus aega. Ja siis vandusin oma, et mõtlesin, et täiesti lõpp, nagu kuna see asi lõpeb. Hommikul ärkan siis mina ülesse. Mul oli siuke nagu meeletu pohmakas lihtsalt, nagu mul on nii halb olla hommikuti. Päriselt on nagu mega halb olla. Siis mõtlesin selle peale, et huvitav, et kui ma veel jooks, mis ma siis teeks. Praegu ma hoidun alkoholist eemale, sest et igatepidi see ärritab magu, see ärritab närvisüsteemi ja mu eesmärk pole tõesti veel rohkem pekki keerata selle olukorra. Ja siuke keeruline, ma ütlen niimoodi. Väga keeruline on see elukene. Aga ma pean aru saama sellest, et see on kõigest periood, see varsti saab läbi. Aga ma olen nagu meeletult väsinud. Tasakaalustatult toitun ma endiselt, nagu, kuigi mul iiveldab täiega, mul valutab. Päriselt ma ei tahaks süüa, aga ma sunnin ennast sööma. Ja Instagramis kusjuures näitan neid pilte, oma söögipilte. Täna hommikul tegin kaera banaanipannukaid. Mega hea tuli välja. Elukaaslane eile ostis mulle blenderi. Nii et jah, ühesõnaga ma nüüd lähen loen raamatut. Mul on koolituse selle osas vaja lugeda kohustuslikku kirjandust. 3 raamatut siis, või 2 põhiraamatut ja siis 3 on nagu valikuliselt. Et Aita vari on selle raamatu nimi, ma ei tea, võibuks mul veel. Ma olen üldse näitanud, aga selline hästi huvitav on, ausalt. Mega huvitav raamat. Aga nii palju ära tundest on. Lihtne on raamatut lugeda siis, kui sa saad nagu aru, millest ta kirjutab. Keeruline on siis, kui sa ei saa mitte midagi aru. Mina olen see inimene, kes nagu ma ei loe romaane. Ma ei teagi, kas ma jaksaks üldse seda teha. Aga ma loengi sellist nagu teaduslikku või psühholoogilise, hästi palju psühholoogilisi raamatuid loen. Ja kui ma ei saa tõesti aru, millest ta nagu räägib, ma ei ole kasvanud selle jaoks, siis ma ei loe seda raamatut. Ma lõpetan selle raamatu lugemise ja siis lihtsalt tean, et äkki kunagi ma võin uuesti proovida. Et jah, niimoodi ma siis siin elangi. Siuke nagu ta on. Tegelikult tahtsime täna päeval suht palju ära teha. Tegelikult me tegime ka. Käisime raadimagasiinis samati. Siis käisime, vaatasime rõdu jaoks kaste.
neid taimekaste. Mõttes ma võtsin terrassi vaiba. Ehk siis siuke nunnukas vaip tuleb ka. Ehk siis kui mul kunagi valmis saab. Kas ma näitan seda vlogis või ma näitan seda Instagramis jällegi. Et Instagramis ma suht palju näitan seda sukest, storydes. Sukest igapäevaelu. Üritan vähemalt nii palju kui jaksu on. Vot. Aga näeme paari päeva pärast. Ma arvan, et esmaspäeva hommikul näeme. Või siis ma õhtul äkki. Vaatab, kuidas ma ennast tunnen. Kui ma homme ennast tunnen megalt halvasti, siis võtan kaamera kätte ja ütlen teile, kui siit ma et praegu ma võtsin oma prasooli sisse. Äkki läheb paremaks. Igatahes nagu võiks minna. Nikotiini ka ei tohi. Ja siis see tähendab seda, et tööampsudel, kui ma käin, ma ei tohi mokatubakaid teha. Ja see tupsu ühesõnaga ja kodus siis piipu. Mul on see elektrooniline piipi. Täitsa pekkis. Täitsa õudne. Ma ei tea, mul on siuke tunne, et mind elu lausa praegu surub täiesti maha. Et umbes, et kui sa pole vihjetest aru saanud, siis tead, me teeme niimoodi, et sa saaksid sellest aru. Et jah, ma ei tea, keeruline on piipu mitte teha. See on nii sõltuvus asi. Võt. Jah. Aga ma lähen toimetan natukene. Ma kui ikka olnud. Nii, täna on pühapäeva õhtu. Eile ma rääkisin, et mul oli halb olla, on ju. Täna on enam-vähem okei. Aga kui ma rääkisin oma emaga, siis ta tuletas mulle meelde seda, et mul oli ju refluks aastaid. Ja see oli täpselt sama see meeletu valu. Mulle tegelikult on tehtud refluksi operatsiooni. Ehk siis mao ja söögituru vaheline klapp ei funkanud mul ilusti. Seega suht suurt tõenäoliselt ma lähen jälle mõnka neilama, mis on ülimalt rõve, ma ei tahaks seda teha. Aga tundub, et peab uuesti seda tegema. Lisaks on psühhiaater olnud minuga nädalavahetusel nagu kontaktis, mis on mega lahe. Ausalt, see on nii toetab. Eile õhtul me käisime ikkagi apteegis, sest et tõesti nii meeletu valu oli. Ja siis mulle anti siuke rohiselt. See maksis 12 €. Ta on põhimõtteliselt siuke lutsukas. Maitse ülisitt ausalt. Aga põhimõtteliselt tegelikult aitas. Et see ongi nagu refluksi, kõrvetiste ja seedehäirete jaoks. See kõht pole ka lahti olnud õnneks. No ma ei ole probiootikumi võtnud enam. Nii et ma arvan, et need probiootikumid olid liiga valed minu jaoks. Et jah, vot. Aga täna meeleolu kuidagi parem. Mul vähemalt töösel oli korralikult sügavat tund. Miks ma lõpuks taastusin. Või natukene taastun, mis on nagu ülimalt lahe. Ma ei tea, mis homme ootab ees. Seega homme ma veel jõuan enne vlogi välja panemist kiirelt rääkida, kuidas mul nagu päev on läinud. Et kuidas ma ennast tunnen. Vot. Et siis niimoodi. Ma ei teagi. Praegu lähen, võtan oma rohud ära. Õhtused rohud. Loen raamatut ja lähen magama ära. Sest mul on praegu selline tööampsutamise aeg. Vot. Ja, niimoodi teemegi. Nii et näeme juba esmaspäev. Nii, on esmaspäev juba. Õhtu, ütleme niimoodi, et märkasin täna väga vara. Mul oli kokku und 5 tundi. Kas ma tunnen seda, et mul natukene lööb bipolaarsus hüpomaanilist
nooti ja lööb täiega. Ongi nagu kogu selle aeg, mis nüüd maha tulen, on ju, antidepressantidelt, mul ongi hästi selline, üks päev on ühtemoodi, teine päev on teistmoodi ja siis on kolmandat moodi ja mis iganes. Et täna perearstil sain kusjuures esomeprazoli, Eskadra on selle nagu selle ravimi nimetus, aga toimaine on muidu esomeprazol. Sain selle ja natukene on parem olla. Et ja mis ma veel räägin? Ma ei teagi, mul ei ole otseselt mitte midagi rääkida, sellepärast, et täna on nagu täiesti teistsugune päev. Täitsa teistsugune päev. Et pigem on hästi, aga see võib homme pekki juba ära minna, et see ongi nagu kord nädalas võib-olla heal juhul tuleb see ilus hetk, aga muidu mul oli täitsa terve nädal oli halb olla. Ja mis ma endale ostsin täna on siuke tee. Sellest teest ma räägin järgmine nädal palju lähemalt. Hakkangi seda katsetama. Lühidalt võin öelda seda, et seda hästi tihti kasutavad endiselt sõltlased, joovad seda. Seal on oma rituaal ja selline muu asi, et ma proovin enda peale ära selle alguses, sest et ma praegu tõesti ei tahaks nagu tarbida alkoholi. Ja siis ma otsin endale mingi muu lahenduse, näiteks nagu see tee, mis pidi looduslik ja värk olema. Nii et vaatame, mis sellest saab. Aga juba uues vlogis siis järgmine nädal räägime sellest ja vaatame, mis minu selle maha tulemise asjast on saanud. Võt. Aga aitäh sulle ja näeme juba järgmine esmaspäev kell 7 siin samas kanali. Nii et tšau!